Tere tulemast! Täna räägime ühest ajaloo, ütleme, kõige ohtlikumast ideest ja see peitub nime taga, mida te ilmselt kunagi kuulnudki pole. Lõssenkism. See on lugu sellest, mis juhtub, kui teadus põrkub kokku jägi ideoloogiaga ja uskuge mind, tagajärged, need on täiesti kohutavad. Nii, küsin otse. Kas nimi Trofim Lyssenko ütleb teile midagi? Ma pakun, et ilmselt mitte. Ja see ongi kummaline. Ta oli ju teadlane, aga tema pärand, see on kõike muud kui akadeemiline. Miks me siis üldse peaksime temast täna rääkima? Sest tema teooriatel selgub, oli täiesti surmav hind. Kuulake nüüd seda tsitaati ajakirjanik Sam Keenilt. Ta tappis tõenäoliselt rohkem inimesi kui ükski teine teadlane ajaloos. Mõelge korraks sellele. See on täiesti uskumatu väide, eks ole. Kuidas on see üldse võimalik, et üks teadlane põhjustab nii palju surma, et sellest aru saada, peame minema tagasi päris loo algusesse. Niisiis, lähme asja juurde. Kes see mees, see Trofim Lyssenko siis ikkagi oli? Ja mis olid need ideed, mis ta praktiliselt otse Nõukogude Liidu tippu lennutasid? Vaadake seda ajajoont. Mis siin kõige rohkem silma torkab, on see meeletu kiirus. Kujutage ette, vaid umbes 10 aastaga tõusis Lyssenko täiesti tundmatust agronoomist Nõukogude teaduse absoluutsesse tippu. Tema talupoja päritolu oli, see oli propagandamasina jaoks lihtsalt ideaalne. Ta oligi see paljasjalgne teadlane, rahva seast võrsunud geenius, kes pidi looma täiesti uue proletaarse bioloogia. Ühesõnaga, siin põrkusid kaks täiesti erinevat maailma. Ühelt pool oli see tavapärane Mendeli geneetika, lääne teadus, mis rääkis muutumatutest geenidest. See oli režiimi jaoks liiga aeglane, liiga kodanlik. Ja siis tuli Lyssenko oma teooriaga, mis lubas, et keskkond suudab liike muuta. Ja seda kõigest ühe põlvkonna jooksul. See oli ju muusika nõukogu ideoloogia kõrvadele. See oli lubadus luua imekiiresti uus ja parem nõukogu inimene ja muidugi ka see utoopiline, viljakas kommunistlik põllumajandus. Aga teate, see kõik polnud mingi kuiv akadeemiline vaidlus kuskil kabineti vaikuses. Ei, Lyssenko teooriat võeti ja viidi laborist otse põldudele, üle kogu hiiglasliku riigi. Ja see päästis välja täieliku katastroofi. 10 miljonid. Las see arv korraks setib. See ei ole lihtsalt statistika. See on hinnanguline ohvrite arv näljahädades, mis olid otseselt seotud Lyssenko poliitikaga nii Nõukogude Liidus kui hiljem ka Hiinas. See on pseudoteaduse reaalne inimlik hind. Aga kuidas see siis täpselt juhtus? Vaadake, kõik algas ühest pealt näha lihtsast, aga täiesti valest ideest. Lyssenko väitis, et sama klassi taimed ei konkureeri omavahel. Loogiline järeldus, talunikud sunniti istutama seemneid üksteise kõrvale nii tihedalt kui vähegi võimalik. Ja et asi veel hullem oleks, keelati samal ajal ära ka väetiste ja pestitsiidide kasutamine. Mis te arvate, mis oli tulemus? Täpselt, toidutootmise täielik kokkuvarisemine ja laiaalases kohutav nälg. Ja loomulikult, selleks, et selline vale saaks üldse püsima jääda, tuli tõde lihtsalt maha suruda, vaigistada. Nii alustasidki Lyssenko ja Stalin täiesti halastamatu puhtastustöö. Tuhanded, ja me räägime siin tuhandetest bioloogidest, kas vallandati, arresteeriti või lausa hukkati. Geneetika kuulutati ametlikult podanlikuks pseudoteaduseks ja absoluutselt igaüks, kes julges Lyssenko teooriates vähimalgi määral kahtleda, tembeldati koheselt rahvavenlaseks. Ja see kõik toobki meid ringiga tänapäeva. Sest kuigi Trofim Lyssenko on ise ammu surnud, elab tema nimi edasi. See elab edasi terminina lyssenkism ja seda terminit kasutatakse omamoodi hoiatava näitena ka paljude tänapäevaste debattide puhul. See allikamaterjal, mida me siin analüüsime, defineeribki seda mõistet laiemalt. Asi pole enam ainult põllumajanduses. Tänapäevane lyssenkism tähendab uskumust, et igasugune teadus peab kõigepealt läbima ametliku ideoloogilise filtri, enne kui seda üldse saab kehtivaks pidada. Ühesõnaga, ideoloogia kontrollib teadust. Ja mis siin on eriti oluline, on see, et nende allikate kohaselt pole see mingi abstraktne ajalootund. Ei, nende analüüs väidab, et täpselt samasugused mustrid, kus ideoloogia hakkab teadusele ette kirjutama, mida tohib uurida ja mis peavad olema tulemused, on nähtavad ka täna meie ümber. Ja neid allikad toovad välja ka täiesti konkreetsed valdkonnad, kus see oht nende analüüsi kohaselt peitub. Näiteks keskkonnakaitse, kliima, energia ja toidutootmispoliitika, siis meditsiin, eriti rahvatervise teemad ja tervisealase võrdsuse algatused, sooküsimused, mis puudutavad näiteks lapse arengupsühholoogiat ja isegi haridus, näiteks sotsiaalemotsionaalse õppe ehk CL-i programmid koolides.
Aga et sellest kriitikast paremini aru saada, vaatame ühte näidet lähemalt. See on ka kõige detailsem näide, mida meie allikad toovad, ja nad nimetavad seda meditsiiniliseks lõssenkismiks, mis keskendub just nimelt tervisealasele võrdsusele. See tsitaat siin pärineb 2021 aasta artiklist ajakirjas Boston Review. Selle on kirjutanud 2 arsti, kes pakuvad välja uut programmi. Ja kuulage nüüd hoolikalt, mida nad ütlevad. Eelistatud ravi pakkumine rassi või etnilise päritolu alusel võib kaasa tuua juriidilisi väljakutseid, kuid me usume, et meie lähenemine on korrigeeriv ja seetõttu kohustuslik. See käsitleb siis otse ideed kasutada rassi kui ühte tegurit raviprotokollide koostamisel. Ja see artikkel kirjeldabki täpsemalt seda 3-osalist plaani, mida katsetatakse ühes Harvardiga seotud haiglas. Eesmärk on tegeleda sellega, mida nad nimetavad institutsionaalseks rassismiks tervishoius. Plaan ise näeb välja nii. Esiteks, tunnistamine. Patsiente teavitatakse, et haigla on minevikus olnud rassiliselt ebaõiglane. Teiseks, hüvitamine. See tähendab eelistatud vastuvõttu pakkumist teatud rassirühmadele. Ja kolmandaks, lõpetamine. Kogukonnarühmad otsustavad, millal see institutsionaalne võlg on tasutud. See toobki meid kogu selle arutelu tuumani. Kus täpselt jookseb see piir? Ühel pool on teadus, mida juhivad väärtused, näiteks õiglus ja ausus. Ja teisel pool on teadus, mida kontrollib ideoloogia, mis usub, et teab vastused juba ette, enne kui uuringud on isegi alanud. See ongi see põhiline konflikt. Ja lõppkokkuvõttes on siis esitatud argument ja hoiatus tegelikult üsna lihtne. Reaalsus paneb lõpuks igasugusele valeteadusele oma veto peale. Pärismaal võidab alati. Aga küsimus on millal? Ajalugu on meile korduvalt näidanud, et see juhtub alles siis, kui märkimisväärne, vahel isegi katastroofiline kahju on juba sündinud. Ja see jätabki meid ühe keskse küsimusega, mille üle mõelda. Kus siis ikkagi on see piir? Piir väärtustes juhinduva teaduse ja ideoloogia poolt kontrollitud teaduse vahel. See on küsimus, millega me kõik peame tegelema, kui püüame orienteeruda teaduse, ühiskonna ja poliitika keerulises maailmas.